Mis asi on üldse tuletis? Funktsiooni tuletis näitab selle funktsiooni väärtuse ehk y muutumise kiirust funktsiooni argumendi ehk x-i muutumisel. Funktsiooni tuletis on funktsiooni väärtuse muudu ja argumendi muudu suhte piirväärtus argumendi muudu lähenemisel nullile. Ehk siis valemina näeb see pikk viimane lause selline välja. Praktikas tähendab see valemit x-astmes a tuletis on ax astmes a-1, kus a kuulub reaalarvude hulka. Aga mis sellest tuletisest kasu on? Miks ma seda õppima pean? Marleeni maja ümber on puitaed, aga soovib selle vahetada võrkaia vastu, mida tal on ostetud 250 meetrit. Ta kasutab tuletist, et leida maksimaalne pindala, mida sellise aia pikkusega oleks võimalik ümbritseda. Uut võrkaeda osteti 250 meetrit. Maja mõlemad küljed on 20 meetrit, mida tuleb arvestada võrkaia ehitamisel, kuna võrkaed ei lähe maja ümbert, vaid maja seinteni, mis tähendab, et nüüd avaldame võrkaia pikkused igast küljest x-ide ja b-de abil. Avaldame b, kuna ühe tundmatuga on oluliselt kergem ülesannet lahendada kui kahe tundmatuga. B pidime üldse mängu tooma selleks, et võimalik, et see võrkaed on ristkülik, võib-olla ka ruut, me ei tea veel. Joonisel on näidatud aia küljed x-ide abil. Ruudu või ristküliku pindala valem on külg korda külg, ehk siis kirjutame selle x-ide abil ülesse. Ja kuna meie tahame leida ainult aia pindala, siis peame lahutama sellest ruudu või ristküliku pindalast maja pindala, mis on märgitud punasega. Siis võtame pindalast tuletise ja paneme selle tuletise võrduma nulliga ning leiame x-i. X on 72,5 meetrit ning B on samuti 72,5 meetrit, mis tähendab, et tegu on meil ruuduga. Kontrolliks võtame pindalast topelttuletise. Kui topelttuletise väärtus on negatiivne, siis on leitud argumendi väärtus maksimaalne, ehk siis x-i. Aia mõõtudeks saimegi maksimaalse pindalaga 72,5 meetrit ja 52,5 meetrit. Tuletised ei ole mõeldud ainult kuivadeks matemaatikateheteks, vaid neid saab kasutada ka füüsikas. Pargis ei tohi joosta kiiremini kui 15 kilomeetrit tunnis. Ent politseinik Ron märkab Tõnist jooksmas ning mõistab, et noormees ületab kiirust ja põgeneb. Kuid ei, spidomeeter on kadunud. Nüüd on vaja politseil kasutada tuletist, arvutada tema hetkekiirus ning õnneks oskab matageeniusest Ron seda teha. Füüsikas tunneme valemit. S võrdub V0 korda T pluss AT ruut jagada 2, kus S on vahemaa, T on aeg, A on kiirendus ja V0 on algkiirus. Kuna huligan Tõnis alustab jooksmist koha pealt, siis tähendab, et V0 võrdub nulliga. Ehk meie valemist jääb järele S võrdub AT ruut jagada 2. Politseinik Ron teab, et puude vahel on 7,5 meetrit ning 2 vahet läbib Tõnis 6 sekundiga ja Ron arvab, et Tõnis saavutab oma tippkiiruse selleks ajaks ehk 15 meetriks. Nüüd leiame A ehk kiirenduse, mida on meil vaja edastisteks arvutusteks. A tuleb meil umbes 0,833 meetrit sekund ruudu kohta. Kui vahemaa valemist tuletis võtta, saame hetkekiiruse valemi. Ehk hetkekiiruse valemiks on meil A korda T. Nüüd arvutame hetkekiiruse, et teada saada, kas Tõnis ületas kiirust või mitte. Saame 5 meetrit sekundis ja peame selle teisendama kilomeetrit tundides, sest et kiiruse piirangud on nendes ühikutes.
ja Tõnis tõepoolest ületas kiirust, sest 18 kilomeetrit tunnis on rohkem kui 15. Ja lisaks, kui võtta vahemaa valemist topelttuletis, siis saame A ehk kiirenduse. Niimoodi saabki tuletist rakendada ka füüsikalisse maailma ja peatada kiirusületajad. Lisaks kõigele eelnevale saab tuletist kasutada ka majanduses. Selle abil saab leida toote kõige kasumlikuma hinna. Võtame näiteks Eesti järgmise ükssarve, Eesti Nokia, $1 000 000 idee, suvirulluiskude ettevõtte. Igal firmal on vaja oma tootele võimalikult ökonoomset hinda, et kulud ja tulud balansis oleksid. Meie sekretär Ron püüab leida kõige mõistlikumat rulluiskude hinda, arvestades tootmiskulusid. Aga ohoo, tal tuli meelde, et seda saab teha kasutades funktsiooni tuletist. Raamatupidajal Ronil on olemas suvifirma kulufunktsioon ja leiame tuletise abil väiksema kulu ehk suurima kasumiga toote hinna. Selleks võtame kulufunktsioonist tuletise ning võrdsustame selle nulliga. Edasi lahendame seda täpselt nagu tavalist ruutvõrrandit. Ehk siis ruutvõrrandi lahendi valemi abil. Saame kätte X1, X2 ning X1 tuleb meil ligikaudu 128 ja X2 tuleb meil ligikaudu 22. Topelttuletise abil saame teada, kumb tootehindadest annaks meile minimaalse kuluga tootehinna. Ehk siis võtame topelttuletise ja asendame seal X-i saadud väärtustega. 22-ga tuleb meil negatiivne arv ehk maksimaalse kuluga arv ning 128-ga tuleb meil positiivne ehk minimaalsema tootekuluga arv ehk meie toode maksab 128 €.